kuna täna meil on ralli puhkepäev, siis täna me kirjablogi ei pea ja täna teeme selle asemel ühe videoblogi. Ja näitame teile, milline nägi välja see tsikkel, millega me Andresega Dakari rallil sõitsime 2005. aastal ja teisipidi ka, milline nägi välja siis uus kalli minu elus, sest et jah, enne seda oli minu kirg ja arm sellised lamedad ja teistmoodi värvilised asjad elus. Aga siin on see kõrbelaev, millega tol ajal sõitsid enamus võistlejaid. See on KTM firma toodang ja põhjus oli lihtne, sest KTM oli praktiliselt ainukene tootja, kes selle täiskomplektsuses rallitsikli tehases lõpuni valmis tegi. Ja seetõttu oli ka seda tehnikat kasutades suuremad šansid ja tõenäoliselt lõppu jõuda, kuna see oli tuhandeid kilomeetreid, mitmeid aastaid läbiproovitud mudel ja tema töökindlus oli ääretult suur ja on siiamaani suur. Et sisuliselt on niisugune pommikindel pill ja väga hästi pidas vastu ka hukkumistele ja väga naljalt kuskil järele ei andnud. Tänaseks päevaks on küll muidugi juba arendatud uus mudel ka KTM-i poolt välja ja kuna seal ka teised tootjad on aktiivsemalt hakanud rallirattaid tootma, siis seal see osalejate masinapark on oluliselt kirjum juba. Aga tol ajal jah, siis nagu öeldud, et oli see 80% sõitjatest oli see ratas ja sisuliselt ka kõik kõvemad tehasemehed sõitsid sama rattaga. Selle vahega, et neid muidugi oli tehases mõnevõrra rohkem tuunitud. Mootorid olid rohkem forsseeritud ja ilmselt siit-sealt tiped-näped olid ka paremad jupid peal. Aga meid see rõhutas täiesti, et kindlasti jah, pigem oli ikka ratas käis veel esialgu meist üle kui meie temast, aga niimoodi mõistlikult temaga teda partnerina koheldes saime väga hästi hakkama. Kui nüüd jupi kaupal teda nagu natukene nüüd lahata teile, siis kui hakkasid eestlastest peale, siis esimene asi, mis maad puudutab tsiklil on ratas, mis on oluline ja eripärane nende rallirataste puhul või rallil sõites on see, et kuna maastik on seal tihtipeale ääretult kivine ja ebatasane ja muhkli-kauklik, siis kasutatakse ralliratastel kindlasti alati täis sisekummi. Ehk et sarnane vorst on siis väliskummi sees ja sõit on ta ka väga hea, sest lihtsalt täispuutava sisekummiga seal väga kaugele jõuaks, need ilmselt iga väikse hetke tagant see peaks neid parandama. Head ja väga oluline on loomulikult nii pikkadel sõitudel amort, et amort töötaks hästi, säästaks sind ja sinu keha, et ratas hoiaks head kontakti maaga. See pole ainult ralliratta puhul, see on igasuguse motospordi tehnika puhul sama lugu. Korralikud ketast pidurid, mis just esiratta pidur ääretult oluline, kuna nii nagu krossirattal, ka rallirattal tagapiduri efektiivsus on ülimalt madal, nii et põhipidurdamine toimub ikkagi esimese rattaga. Liikudes üles näeme, siin on tehtud ka ralliratta jaoks spetsiaalne lisaradiaator, kuna kõrbes ja pikal maal sõites on kuumused suured ja temperatuurid tõusevad kõrgeks, siis see tagab selle, et ka mootor saaks piisavalt jahutust. Siin te näete ksenoontulesid, mille spetsiaalselt me ralli jaoks lasime peale panna, kuna oli teada, et vahel jäädakse ka selle öö peale ja ausutades nende seasilmadega, mis rattal tehases peale olid pandud, ilmselt oleks ikka väga hätta jäänud. Ja nende tuledega sõitsid ikka nagu paraadil, et see oli vägev. Loomulikult tulede kaitse, pleksiklaasist kaitse ees, kuna seal igasugu sodi lendab eest ja tagant ülevalt ja alt, siis klaas ära jõuks. Kondi esimene osa on spetsiaalselt ehitatud siukse jõnksuga, sest et nendel pikkadel distantsidel on tuulega sõites ja tuuletakistus päris suur. Ja selleks, et keha ei väsiks, et see tuul vastu keha ja pead ei liiguks, siis selleks on see selline kumer, mis suunab õhujoa kenasti üle pea ja kuni siukse 120-30 kilomeetrini tunnis, praktiliselt seda tuult seal taga istudes väga ei tunne. Iseasi on loomulikult püsti sõites, kõik raskemad rajalõigus sõidetakse püsti, seal loomulikult siis ka see tuul sulle näkku vuhiseb rohkem ja siis see eeldab muidugi ka siis siukseid tugevaid ja vägevaid treenitud kaelalihaseid, et pea püsti hoida. Liikudes tagasi, siis me näeme
et radiaatorid on veel lisaks loomulikule õhuvoolule varustatud ka ventilaatoriga, mis tagab nende veel efektiivsema jahutuse. Jahutus oli ka minul rallil korra probleemiks, kuna seal ühel etapil Camel Crashil pehmeliivas sõites oli tempo madal ja pehmeliiv nõudis suuremat tuuri, kõrgemat tuuri ja pidin korduvalt tsiklit vahepeal ka lausa seisma jätma, et mootorit jahutada, et saaks ikka edasi sõita. Edasi tulevad bensiinipaagid, mida on selle rallirattal tervelt 4, 2 ees kummalgi pool ja 2 taga. Kokku nad mahutavad, iga paak on 12 liitrit, nii et kokku on paakide mahutavus 48 liitrit. Et see on siis vajalik selleks, et kuna kõrbes väga tihti tankida ei saa, siis suhteliselt oluline, et sul ikka bensiini jätkuks. Paakide all, näete, on siin selline põhjakaitse ja paagi vahel, kork on kõvasti kinni, on need varu veepaagid, mis on kohustuslik ja nõutud kõikidel osalejatel. Lisaks siis 3 liitrile kaasaskantavale veele peab alati startides olema kaasas 3 liitrit varuvett, mis on siis nendes paakides. Ja ühe korra mul tuli ka need paakid avada, kui sõit pikaks läks ja seljakoti vesi ammu otsas juba oli. Nii, edasi tuleb meie sõber sadul. Et jah, isegi ei oska öelda, enamus aja ilmselt sadulas ei istunud, et rasketel lõikudel kogu aeg tuleb sõita püsti. Mitmed põhjusel, esiteks on kontroll tsikli üle parem ja teine, mis on vähemalt sama oluline põhjus, on see, et püsti seistes ülevalt poolt kõrgelt sa näed kaugemale ja seetõttu näed juba rada pikemalt ette ja seetõttu oskad ka juba võimalikke ohuolukordi ja auke, muhke, kive ja kõiki ette näha ja hinnata ja sellega arvestada. Et see on väga tähtis. Kindlasti on väga oluline komponent siin rooliamort. Et ilma rooliamordita neid pikki maid sellisel pinnasel sõites ei tea, jah, need käed ilmselt väga kaua vastu ei peaks. Ja see on ka siis reguleeritava jäikusega rooliamort. Oluline oli ettevalmistuse käigus ratta need jalatoed keevitada laiemaks, et kui originaalne jalatugi lõpeb siin maal, siis meie jalatugedel on see osa siia otsa juurde keevitatud, et kuna hüppamist ja raputamist on nii palju, siis kitsa jalatoega on oht see, et sa lihtsalt ühel hetkel raputad ja kukud seal jalaga vastu maad ja jalg on sodi, ja see õigustas ennast väga hästi. Tähelepanelik ja asjatundlik vaataja on kindlasti ära tundnud juba sumbutid, mida on sellel tsiklil tervelt 2. Miks nad on niimoodi üles suunatud, on see, et kuna tihtipeale tuleb läbida ka jõgesid ja veekogusid, siis et vesi nii kergelt sisse ei läheks, on sumbuti ots viidud ülesse. Sellest hoolimata nägime aeg-ajalt pilte, kus mõni mees oli kas siis kuskil üles külili kukkunud või oli tal midagi juhtunud ja siis kõllati siit nagu kaevust vett välja. Aga ei olnud hullu. Saadi tsiklid uuesti kuivaks ja käima ja ei olnud häda midagi. Taga purjetajate keeliahtris näeme, et rallitarbeks me lasime teha ka spetsiaalsed numbrimärgid, kuna rallil sõites on nõue see, et rattad peavad olema kindlasti registrikõlbulikud ja registreerimisnumbriga. Siis teatavasti Eesti Arki poolt välja antavad tsiklinumbrid on sellised lapikud ja juba enne varem meil oli kogemus, et ikka aeg-ajalt kukkudes lõpuks lihtsalt see number voltis ennast nii kokku, et seda ei olnud enam võimalik näha, kuni ta võis nagu ka puruks minna, nii et sellepärast me tegime spetsiaalselt siuksed väiksema formaadilised numbrid. Ja loodame ka siin Eestis nüüd politsei mõistvale suhtumisele, et nad siis väga ei purjusta, et saavad aru, et see on vajalik. Ääretult tähtis pidin on see kotikene siin. Nimelt hommikul rajale minnes on vaja kõik vajalikud vidinad ja tööriistad ja asjad kaasa võtta. Rattal neid väga palju neid kohti ei ole. Üks olulisemaid kohti on siin see tagaporilaual paiknev kotikene. Ja
kui me siia nüüd sisse vaatame, mis seest leiame, siis on siin üks väga oluline komponent. Näeme krooniajast pärit 46 krooni, kõrvatropid. Kuna ralliratta müra on väga kõva ja teatavasti müra ka väsitab, siis enda säästmiseks, et peast päris lolliks ei lähe, on kindlasti vältimatu sõita kõrvatroppidega. Teine koht, kus on kõrvatroppe vaja, on öösel magamine, kuna laagrites toimub öö läbi tsiklite remont ja testimine, siis see müra on ka, mitte tsiklitega, ka autode müra on nii suur, et ilma kõrvatruppideta telgis magada ei ole võimalik.